Tšauki sõbrad ja tere tulemast tagasi minu kanalile. Nagu te näete, olen ma tagasi oma põhilises filmispotis ehk siis oma kodu stationis ja ausalt ma ei tea, kui kaua ma siin filminud ei ole. No ma ei tea, praegu meil jaanuar on ja ma arvan, ma viimati filmisin siin mingi detsembri alguses, novembri lõpus. Kuidagi kummaline on siin olla praegu, aga võib-olla see kummaline tunne tuleb mul hoopis sellest, mida ma teile täna rääkima hakkan. Täna olen ma lõpuks tagasi millegi eriti põneva ja kummituslikuga ja seda sõna otseses mõttes. Ma lükkasin tegelikult selle video tegemist mega kaua edasi, sest see tundus mu jaoks üli creepy ja mõtlesin, et kui ma edasi lükkan, siis läheb nagu kergemaks, on ju, aga samas ma kogu aeg otsisin ja tegin tööd selle nimel, et neid huvitavaid fakte leida, siis mõtlesin, et ma ikkagi teen selle video ära, sest teie tohutu suurest tagasisidest ma olen aru saanud, et just sellised videod on teie lemmikud ja need on kindlasti ka ühed minu lemmikud, mida teile teha. Seega olen ma selle video üle juba ülipõnev. Täna räägin ma teile siis mõnest maailma kõige kummituslikumast paigast. Ma tunnistan ausalt, et ma ise nii-öelda nagu kummitustesse usun, aga mitte sellistesse, et minu selja tagant ilmuks mingi valge vaim, kes võtaks mul käest kinni ja tõmbaks mind kuskile. Ma loodan, seda ei juhtunud, on ju, et ma selle niimoodi välja ütlesin, aga ma usun pigem sellisesse nagu hingede maailma, et inimese hing ju peab kuskile minema ja mingil moel on nad ikkagi meie maailmas olemas. Et teate küll, et kui öeldakse, et inimesed on kõik erinevad, siis ma arvan ka, et hinged on kõik erinevad, seega neil võib kõigil olla täiesti erinev ilmumisviis. Sellepärast ilmselt maailmas nii palju kummitustega kohtumise lugusid ongi. Tänases videos räägin ma teile 3 kummituslikust paigast maailmas. Ärge muretsege, sest et sellele videole tuleb kindlasti ka järg, sest neid kohti on tohutult palju. Ma täiega fänn on selliseid saateid, kus on siis nii-öelda need tondipüüdjad, kes lähevad oma helisensorite ja spetsiaalsete filmimismasinatega nendesse kummituslikesse kohtadesse ja siis hakkavad seal öösel neid välja kutsuma igast erinevatel viisidel. Kui te ise tahate ka süksid vaadata, siis näiteks Ghost Lab on üks süke päris jube ja mul on üldiselt nagu õudukatega mingi süke teema, et ma ei saa eriti õudukaid vaadata, sest et kui ma hakkan kartma, siis ma hakkan nutma. Ma ei tea, kui kellelgi teistega veel süke asi, siis palun andke teada, et ma ei tea, kas need on mingid hirmupisarad või mis siis on, aga igatahes mul on praegu ka see, et kui ma teile neid lugusid räägin, siis ma loodan, ma siin video lõpuks pisarates ei ole, nii et alustame. Süke disclaimer ka veel, et ma loodan, et ma selle videoga teid väga ära ei hirmuta, et pigem proovime seda võtta kui ühte eriti põnevat ajalootundi, on ju. Kummituslikud lood ju tavaliselt toimuvad sellistes kohtades, mis on ajaloolised vanad hooned, nii et seda enam on see minu jaoks ülipõnev. Esimese kummitusliku kohana räägime sellisest kohast nagu Nukkude saar Mehhikos. Nukkude saarena tuntud pisike saar Mehhikos ei olnud tegelikult mitte kunagi planeeritud turistide sihtkohaks. Turistid hakkasid seda aga väga ohtralt külastama peale ühte õnnetut juhtumit. Saare hooldajana oli tuntud mees nimega Don Julian Santana Barrera, kes liikus päevast päeva mööda saarel looklevaid veekanaleid. Ühel õnnetul päeval leidis ta aga kanalist väikse tüdruku surnukeha, keda tal enam päästa ei õnnestunud. Mõni aeg hiljem leidis ta väga lähedalt kanalist ühe nuku, mille Julian tüdrukule austusavalduseks kanali kõrval asuvale puule rippuma asutas. Kui aeg möödus, tundis Julian, et tüdruku vaim ei jätta teda mitte kuidagi rahule. Julian tundis, et keegi jälgib teda pidevalt ja kuulis sosinaid. Seetõttu hakkas ta saarele koguma nii palju mängunukke kui võimalik. Seal oli nii terveid nukke kui ka täiesti katkiseid ja ta hakkas neid riputama puude otsa, puude kõrvale, igal poole maha, et anda väikese tüdruku vaimule mõista, et teda ikkagi austatakse siin saarel ja talle rõõmu tuua. Peale täiesti hullumeelset nukkude kogumist väitis Julian, et nukud, kes saarele toodud, on samuti kurjast vaimust vaevatud, sest on kuulunud juba varem surnud inimestele. Juliani lähedased märkasid ka teda ennast drastiliselt muutumas ja üsna kiirelt valitses saart väga veider aura. 2001 aastal leiti Julian täpselt samast kohast, kus varasemalt väike tüdruk kanalis uppununa. Peale seda juhtumit sai saarest tõeline turismiatraktsioon, aga kohe kindlasti ei ole see paik kõikidele, pigem ekstreemsust otsijatele. Külastajad väidavad, et nukkude silmad jälgivad neid igal sammul, et nukkude vahel on kuulda sosinaid ja et nende käed ja jalad liiguvad, justkui tahaks nad puude otsast vabaks pääseda. Kuna seal saarel käib tõesti väga palju turiste, kes soovivad siis midagi eriti ekstreemselt kogeda, on sealt saarelt väga palju kummituslikke lugusid, nii et kes tahab juba midagi täpsemalt lugeda, siis Mehhiko nukkude saar. Järgmiseks kummituslikuks paigaks on meil Monte Cristo talu Austraalias. Tegemist on Austraalia kõige kummitusrohkema paigaga. 1963. aastal
ostis Monte Cristo talu täitsa tavaline Austraalia paar. Nad elasid seal aastakümneid üheskoos vaimudega ja on rääkinud sellest väga palju põnevaid lugusid. Arvatakse, et maja kummitavad nii selle eelmised omanikud kui ka mitmed teenijad, kes on seal samas kurva lõpu leidnud. Maja uued omanikud rääkisid, et esimesel päeval, kui nad maja ostsid, puudus kogu majapidamisest elekter. Kui nad aga majja sisse astusid, lõid terves majas kõik lambid põlema. Ei tea, kas tegu oli eelmiste omanike poolt tervitusega või pigem hoiatusega. Omanikud on kuulnud terves majas sosinaid ja samuti enda nime kutsumist. Keegi on katsunud käega nende õlga ja üritanud neid trepist alla tõugata. Väidetakse, et maja on täidetud vaimudega, kelle lõpp just seal nende eluajal saabus. Ilmutab end väga tihti teenijanna, kes ootas eelmise majaomaniku last, kuna majaomanik oli seaduslikus abielus oma abikaasaga, viskus rase teenijanna maja peatrepist end alla ja leidis seal oma lõpu. Väidetakse, et samast trepist on alla tõugatud ka mitmeid väikelapsi ning teenijaid on seal samas majas maha lastud. Monte Cristo talu töötab tänasel päeval külaliste majana ja ootab lahkelt kõiki seiklusotsijaid enda juurde nii ööbima kui ka kummitustega kohtuma. Kuna tegemist on Austraalia kõige kummitusrohkema kohaga, on see üks vaimude küttijate lemmikpaik. Tänase viimase kohana räägime me sellisest hoonest nagu Castle of Good Hope ehk siis Hea Lootuse loss. Lõuna-Aafrika Vabariigis asuv Hea Lootuse loss on ehitatud juba 7. sajandil ja see oli algselt mõeldud laevadele puhkepaigaks, kui nad läbivad Hea Lootuse neeme keerulisi veetingimusi. Lossi vallikraav oli ehitatud aga niiviisi, et tõusu ajal täitub see täielikult veega. Lossi kõige alumisel korrusel asus aga vangikoobas, kus hoiti kinni vange, kes tihtipeale seina külge aheldatuna sinna ka uppusid. Nimelt, kui oli tõus, uus vesi end ka lossi kõige alumisse korrusesse ja viis endaga kõik sinna aheldatud vangid. Esimesed vaimudega seotud lood on teadaolevalt lossist tulnud aastas 1915, kui olevat nähtud pikka, kitsakat mehekuju. Seda sama vaimu on nähtud lossis korduvalt. Küll liigub ta vaikselt mööda seinaääri, küll üritab ta aknaaukudest lähenevaid laevu silmata. Muidugi laevasõitjaid antud loss enam vastu ei võta, hetkel toimib see muuseumina. Lossis asuvas kellatornis on tihti kuulda kellamängu, kuigi kedagi seal ei tööta. 1700. aastatel poos end kellatornis üles üks lossi töötaja ja arvatakse, et just tema seda kellamängu seal nüüd mängibki. Üks kuulsamaid vaime antud lossis on aga daam Hallis, keda nähtakse väga tihti jooksmas läbi lossi, samal ajal hüsteeriliselt nuttes. Lossis on väga tihedaks külaliseks ka suur must koer, kes aeg-ajalt nüüdseks muuseumiks tehtud lossis külalisi müksab ja seejärel jäljetult kaob. Loomulikult ei puudu lossist ka salapärased sosinad ja tulede vilkumine, kui mõni hukkunud hing on läheduses. Tänaseks nende 3 kummitusliku paigaga me lõpetamegi. Mul on neid paiku otsitud veel üsna mitmeid, seega jääge ainult ootele ja jälgige ikka minu kanalit edasi. Mulle teeb tohutult head meelt, et teile need videod meeldivad ja ma suurima hea meelega valmistan neid teile. Te olete mulle jätnud väga palju lahedaid ideid, millest selliseid müsteerilisi videosid veel teha ja seetõttu tuleb neid kindlasti veel palju. Küll aga, kui teil tuleb veel mõni hea mõte, võite alati need siia video kommentaaridesse kirja jätta. Tänaseks ongi minu poolt kõik. Ma loodan, et teile meeldis see video ja näeme juba jälle järgmisel nädalal.